Suvi on läbi ja aeg alustada arhitektuurisaate Majad ajas teise hooajaga. Loodame, et esimene hooaeg pakkus teile huvi ja püüame ka sellel teisel hooajal teha kõik endast oleneva, et saate teemad oleksid põnevad, huvitavad ja harivad. Esimene saade on praktiliselt Tallinna kesklinnast, kandist, mida eriti hästi arvata võib, et ei tunta. Tegu on Õllepruuli tänavaga, Tuvi pargiga, Tuvi tänavaga. Kõik see on Rahvusraamatukogu taga. Ja selles saates räägimegi sellest kandist, räägime Laidoneri villast ja miks mõned inimesed nimetavad seda villat Õllepruuliks ja ütlevad, et nad õppisid siin. Nii et kui vähegi võimalik, siis tõepoolest tasub alati piiruda ka tagahoovidesse, et tagahoovidest võib leida mälestusi kadunud linnaruumist. Üks väga põnev tagahoov on siin Kosmosekino vastas Pärnu maantee uute kortermaade taga, kus siis kulgeb 4 aasta eest taastatud ajalooline Õllepruuli tänav. See on saanud nime siin omal ajal asunud Õllepruuli töökoja järgi. Et kui me oleksime siin kandis enne 44. aasta märtsi pommitamist, siis siin samas Pärnu maanteel siis Kosmose vastas oli selline väike väljak, kus ühelt poolt tuli Tõnismäe tänav, keskelt Õllepruuli ja sealtpoolt liitus nendega siis suur Ameerika tänav. Et see kant siin Tõnismäel sai suuri purustusi siis 44. aasta märtsi pommitamise ööl sedavõrd siis, et see Õllepruuli tänav aastakümneteks kadus üldse linnaplaanil, aga nagu öeldud, viimased 4 aastat on ta taas Tallinna kaardil olemas. Nüüd, kui me siin Tõnismäe kandis Tuvi pargi ümbruses jalutaksime, ütleme 200 aastat tagasi, siis siin olid mitu suvemõisa. Üldse Tallinn oli väga rikas omaaegsete suvemõisade poolest ja üks siis nendest suvemõisades siin Tõnismäel kandis Friedheimi suvemõisa nime ja täna me teame siis selle suvemõisa kompleksi Laidoneri villana siin minu selja taga. Et selles mõisas elas 200 aasta eest saksa päritolu maalikunstnik Karl Ferdinand Kügekeln, kes oli muide Vene keisri õukonna kunstnik. Ja nüüd siis esimesel Eesti ajal 20. aastatel selle Friedheimi siis mõisakompleksi sai endale kindral Johann Laidoner, kes siis otsustas selle räämast mõisahoone maha lammutada ja samale kinnistule siis ehitada peaaegu selle endise siis mõisahoone koopia ja siis Laidoneri villa ongi valmis saanud 1930 ja kindral sai siin muidugi elada kuni Nõukogude okupatsioonini aastal 40, kui ta teatavasti Siberisse küüditati ja kus ta ka oma elu kurvalt lõpetas. Ja nüüd Nõukogude ajal kindlasti osa kunstirahvast mäletab ja teab seda Laidoneri villat siis Kunstiinstituudi kateedri hoonena, väga selline meeleolukas paik olnud, aga siin on ka asunud näiteks noorte naturalistide jaam. Ja nüüd, kui saabus uus Eesti aeg, siis vanas Laidoneri villas on lausa mõnda aega tegutsenud toona väga kuulus või kurikuulus lõbumaja. Siis siin mõned aastad resideerus USA suursaadik. Ja nüüd ühel hetkel siis see pisut juba rääma jäänud mõisahoone siis on taas nüüd erakätes ja tehtud ka siin mõned aastad tagasi väga kenasti korda. Et üks ilus näide, kuidas tõepoolest hoida vanemat arhitektuuri ja kuidas ka siis väärtustada seda omaaegset Tallinna põnevat suvemõisade lugu. Tõepoolest on ime, et see Laidoneri villa muidugi selle pommitamise üle elas, sest sellest vanast Õllepruuli tänava hoonestusest midagi muud alles ei ole. Aga siin kohe naabruskonnas on siis alles üks vana kivihoone, mis on siis ainukene säilinud hoone tänase Suur-Ameerika tänava ajaloolisest algusest. Et ta jääb nende Pärnu maantee uute kortermaade taha ja see hoone tegelikult räägib meile loo uue maailma asumi sünniloost. Sest selles hoones siis varasemalt 19. sajand asus Kõrts Võõraste maja
Ameerika, mis siis ongi andnud nime nii Suur-Ameerikale kui ka Väike-Ameerika uulitsale ja siis nende ümber hakanud kujunema laieneva siis uue maailma asumile. Selles vanas Kõrtsis ja Võõraste majas siis pärast ümberehitusi esimesel Eesti ajal asus põllumeeste kodu ja täna on see hoone küll pisut räämas, aga oluline on see, et ta on alles ja räägib siis loo sellest Suur-Ameerika tänava põnevast ajaloost. 1960. aastal oli Õllepruulis Erki arhitektuuri ja sisearhitektuuri tudengite töömaa ja 2 Võrumaa meest, arhitekt Hans Kõll ja sisearhitekt Aulo Padar, mõlemad on siin majas õppinud. Mis teil meeles on sellest ajast? No mina tulin Aulost varem, nii et ma võin nagu sissejuhatuses rääkida, et ma tulin Võrust, hakkasin tulema juba 59, aga pikk maa Tallinnasse jõudsin 60. Vahepeal oli 1 aasta Tartu kunstikoolis peatusin. Tulin kevadsuvel siia, eksamid olid, küsisime Balti jaamas sõbraga, tulime, et kus see kunstiinstituut on, öeldi, et seal siit tramm number 1 läheb ja kui niisuguse järsu kurvi teeb, et seal mingi maa ja seal oligi siis see kunstiinstituut, seal oli see vana maja, mis on praegu lammutatud ja see oli üks puumajakene. Seal puumajakeses tegin sisseastumise eksamid pärast ja siis, kui võeti mind vastu ja siis, kui tuli sügis, siis imet, et õppetööd ei hakanud seal toimuma, aga tuli hoopis tulla kuskile Õllepruuli tänavale, Õllepruuli 6. Ja siis ma leidsimegi koha siin kätte, kuna see oli nagu omapärane oaas siin. Ümberringi olid suured kivimajad ja selle taga oli niisugune natukene mõnusalt räämas niisugune park. Ja selle pargi sees oli niisugune pruuni värvi niisugune villa, suur nagu eramu. No, seda tunti rahvasuus nagu Laidoneri villane siis. Ja selles samas Laidoneri villas siis ma veetsingi kogu oma arhituuriõpingute aja 6 aastat. Aga natuke hiljem tuli üks teine võrumees siia. Aulo. Mina jõudsin 63. Ja sisseastumiseksamid olid minu mäletamise järgi suures majas. Aga eriala või see oli siin majas ja sellega mul on niisugune uhke mälestus oli, et mul ei olnud joonlauda pikka. Ja siis Ansu käest laenasin joonlaua Intris. Tulin sellega siia, aga see oli kooli oma. Ja kui eksam oli tehtud, ma tahtsin joonlauda tagasi viia, aga jäin majahoidele vahele. See haaras joonlauast kinni, kukkus õudselt sõimama ja tassis mu kateedrisse. Pole sisse saanud, aga juba varastab. Ja siis Tarvas, Peeter Tarvas oli siin ja rääkis siis oma loo ära ja siis lubati mul ikka joonlaud Intrisse viia. See oli sisseastumise niisugune ilus mälestus. Jah, me olime mõlemad Intri poisid, see oli uuel tänaval, üks tavaline kortermaja, uus tänav 23 ja seal oligi 2 korrusel üleval olid naised ja all olid poisid paaris toas ja see oligi niisugune kunstiinstituudi Inter ja 6 aastat ma elasin ka seal Intris ja seal ma sain nagu teise niisuguse elukooli, kuna seal olid kõik igat liiki kunstnikud pärast elasid kõik seal koos, siis pead jalad. Ja sealt hakkasingi käima see Õllepruuli kooli, vahepeal jäi üks niisugune tore koht nagu praeguse Vabaduse platsi nurga peal Palassi kohvik ja seal me ristusid meie ja Konsikate teed ja vahepeal ei jõudnud siia kooli. Aga siis üldiselt siin oli ikka väga vahva olla, see oli nagu täitsa omaette maailm, ega me sellest suurest majast me käisime, sellest Tartu maantee majas me käisime ainult põhiliselt, kui peod olid seal. Yeah. Aga peod olid siin majas ka. Siin olid suured peod. Siin olid suured peod, väike maja, aga peod olid suured ja need olid nagu Tallinna kõige kuumemad kohad olidki siis 60-ndatel olid just need kunstiinstituudi peod. Aga nüüd, kui rääkida
noh, kes minu õppejõudust olid siin, olid tolleaegsed kõige tuntumad arhitektid, kuna siis oli aasta oli 60 ja sellest esimesest Eestist oli möödas 20 aastat, siis oli see õppejõudude kaader oli kõik nagu niisugused esimese Eesti aja lõppu niisugused tuntud nimed. Noh, alustan muidugi Edgar Kuusikust, siis olid veel Ederberg, tuntud kunstiajaloolane, siis oli teine, jah, hiljem tuli Volberg, aga siis oli teine Edgar, oli Edgar Velbri. Nii et kui mina astusin sisse, siis oli kateedri juhataja oligi Edgar Velbri. Ja siis oli, hiljem tuli meile niisugune tuntud arhitekt õppejõuks nagu Alar Kotli, kes oli ka veidi aega jõudis olla kateedri juhataja, niikaua kui surm ta meilt ära viis. Ja siis pärast tuli niisugune tuntud arhitekt nagu see August Volberg. Ja siis lõppeski minu õppeaeg 6 aastat ära ja siis oli kõik see aeg, ma olingi siin selles majas õppisin. Need olid arhitektide õppejõud, aga sisekatel oli ka kedagi? Samad. Põhiliselt samad, jah. Ainult, et sisearhituur, hiljem see jaguneski, siia väiksesse majja mahtusime kõik ilusti ära. Nii et lõpuks oli nagu allkorrusel oli siis nagu kateedri ruum ja siis ülejäänud ruumid olidki siis teie käsuks sisekorruse. Tähendab, üleval oli põhiliselt arhitekti, ega me loengud küll olid ja meie olime siis all, siin nurga peal, kust see uks välja tuleb praegu õue. Seal oli töökoda meil, puidutöökoda. Ja, siin sellisid lauavirnad õues. Need puit oli ilusti kohale toodud ja mäletan, kui kevadine aeg oli, siis oli mõnus siin lauavirnade peal istuda, kõik õunapuud õitsid siin. Sest siin territooriumil kõrval oli siis tol ajal noorte naturalistide jaam. Ja noh, nende tegevuse jälgi me ei suutnud küll eriti siit leida, aga niisugune asutus siin oli. Et peenramaad ei olnud? Ei, niisuguse kapsaid ja kaalikad. See aeg tegelikult kuulus selle Laidonneri suvila juurde. Ta ei olnud suvila, ta oli ikka villa. No villa, jah. Siin oli purskkaev oli veel selle maja keskel siin kuskil, kus praegu need põõsad umbes on selle koha peal. Seal oli mõnus istuda jalad vees. Ja mis kevadest ajast meelde jääb, kevadel oli tavaliselt siis, kui tulid kõik need projektikesed, kevadsemestri projektikesed valmis saada ja siis olid, tegime siin nagu ikka ööd ja päevad, aga üleval oli niisugune tore pööning sel majal. Ja ühe ruumi, kõik ruumid olid praktiliselt kursustaval ära jaotud, nii et meil oli ainult esimesel kursusel, me olime veel all üks ruum, hiljem läks see teiega sisekujundajatele. Aga kõik see 5 aastat olime me ühes samas toas ja kõikide kursuste vahel oli ära jaotud ja kõik nagu loengute vahepeal olid kõik nagu segasummi suvilas, kõik olid koos ja sellepärast sellepärast me tunnemegi üksteist nii hästi. Praegu on võib-olla see asi veidi isoleeritud, mulle tundub vähemalt, aga ei pruugi nii olla. On ikka. Aga sellepärast on ikka, igaüks on omas kohas ja kokkupuuteid palju vähem. Vanemad olid niisugused hilisemad kõvad tegijad nagu Peep Jänes ja Raine Karp, aga me olime kõik nagu käisime ja vaatasime, kuidas ühed või teised tegid ja nende pealt õppisime juba ja selle tõttu see on niisugune kui suured kursused teil olid? Mitmesuguseid. Tähendab, sisekatest oli niimoodi, minu kursusel oli, meid oli 5 kokku. 3 poissi, 2 tüdrukut. Ja siis, aga üks kursus meie peale meid, siis oli, kas oli 8 või 9 ja need oli kõik tüdrukud jälle. Jah, see oli niisugune naiste kursus suur. Aga kuskil niimoodi 5-6 ringis üldiselt olid. See oli millegi pärast üks kursus oli hästi suur. Ma ei tea, mis see põhjus oli, seda ma ei mäleta. Aga seal oli minust oli 8 tükki neid. No ja tol ajal oli ka veel õhtune õpe, vähemalt arhitektuuris, ma ei tea, kuidas teil oli teil ka ja siis nagu õhtusel ajal tulid jälle nemad ja kõik mahtusid siia ära.
ja meie kurss võeti vastu 10 ja enam-vähem nii lõpetas ka, ma mäletan, erilist kaadu ei olnud, osa vist keegi läks, ma mäletan, hüppas teie juurde üles ise, kus Ele Tikko vist oli küll niisugune. Tähendab see, et kuskil 67 või 6 või hakkasid ju tulema need moldaavlased ja leedukad ja lätlased meile siia. Õigus, jah. Teil vist ei olnud arhitektide hulgas neid, aga meil oli neid... Teil oli kuulus kateeder. Ja meil oli neid vahepeal 5-6 tükki. Ja siis muutusid kursused tükkmaad suuremaks. Mäletan, üks oli niisuguse vahva nimega Intris elas ka Joonas Frubljavskas. Jah, just. Aga kui sellest Õllepruuli majas sisemusest rääkida, et milline see oli ja mis meeldis kõige enam, mis mitte? Minu arvast niisugune armas pisikeste tubadega maja suhteliselt. Praegu on muidugi pilt hoopis teine. Esimesel korrusel keskel oli garderoob. Seda praegu ei ole, see on välja lõhutud, siis selle garderoobi tagune sein on maha võetud. Puutöökoda, siin on praegu nüüd köök siin nurga peal. Ja see esimene korrus on nagu üks suur ruum ja siis on keskel on suur auk läbi 2 korruseks, meetrit 4 korda meetrit korda 4 umbes. Nii et ta on niisugune hästi õhuliseks muutunud, aga siis ta oli niisugused pisikesed toakesed, kägise puutrepp ja... Keertrepp? Ta oli niisugune nurgatrepp. Jah, keertrepp, niisugune mõnusalt kägis. Keert otseselt ei olnud, aga ta oli niisugune nurgatrepp, ütleme. Ja mulle jääb meelde, nagu siseviimistluses oli nagu põhiline, oli niisugune vineertahveldis, niisugust nagu natuke peitsitud, võib-olla niisugune ka pruunikas ja maja oli pealt ka pruun tolle. Oli küll, jah. Ja seda tahveldust, osa oli värvitud ka. Esimesel korrusel just, aga ma arvan, et originaalis tõenäoliselt ta oligi pruun naturaalne vineer, ma arvan. Ilusate liistudega oli see tahveldus siis nagu jagatud ja niisugune lihtne igatpidi. Jah, ja teine korrus oli, siin on nagu ei ole hästi näha praegu, seal olid niisugused suured aknad ja see oli niisugune keskne ruum ja ümber selle olid kõik need väiksemad ruumid. Ja see keskne, seda suurt keskset ruumi kasutati siis, kui olid niisugused näiteks krokiid, mida terve maja siis tegi ja seal oli ka kõige rohkem nagu seinavinda, kus siis hiljem pandi hindamiseks kõik tööd välja. Siis sai jälle vaadata kõigi kursuste töid ja arutada omavahel ja üldiselt oli lahe olek. Selle ruumi tagumine sein oli kuidagi lahti võetav või klapitav või minu mäletamist järgi seda sai nagu avada, 2 ruumi ühendada. Jah, õige. Aga seda eriti palju ei kasutatud, kui peod olid, siis vahepeal oli ta lahti. Jah, ta oli lahti ja siis oli see ruum nagu teisel korrusel läbi terve maja ja sinna poole ta lõppes veel niisugune see esimene korrus astus välja, rõduga. See on praegu ka täie suhtes. Ja see rõduga on mul üks niisugune tore mälestus, et meil oli üks niisugune, üldiselt olid kõik õppejõud olid niisugused soliidsed vanaärad, aga siis tuli üks niisugune noor, niisugune aktiivne õppejõud Allan Murdmaa, kes oli lõpetanud suht värskelt Moskva Arhituuriinstituudi, tuli meile õppejõuks. Ja teil oli kateedris, juba vist oli kateedri üks ka niisuguse põhilise õppejõud oli Väino Tamm, eks ole? Jah, ja ta ei olnud kateedri juhataja. Ei olnud. Ei olnud, jah. Velbri oli meil kateedri juhataja. No Velbri oli jah, nagu meil ka. Jah, aga Väino oli vist esimene ja siis tuli minu mäletamist mööda Vello asi. Ja Leila Pärtel pood. Aga miks me seda Väino Tamme tuletasin meelde, et see Väino Tamm ja Allan olid niisugused head semud ja siis hindamised oligi hindamiste päev, alguses olid, kuidas kokku lepitud oli, aga seekord oli nagu sisekatel enne hindamine ja pärast oli siis arhitektidel. Ja meie juhendaja oli Allan Murdmaa. Ja kui järg jõudis nagu meie tööde juurde sinna, siis oli, keda ei olnud, oli Murdmaa. Kuhu Murdmaa on kadunud. Aga siis hiljem tuli välja, et Murdmaal oli tulnud telefonikõne alla kateedrisse Väino Tammelt, kes oli sisekatega oli lõpetatud hindamine ja ta oli kähku läinud palassi ja helistanud seal Allanile, et Murdmaale, et tule kähku, et mul on juba konjak tellitud ja Allan Murdmaa lahkus siis vaikselt
sinna rõdule ja sealt vihmaveetoru mööda alla. Nii et meil hindamine läks seekord ilma juhendajatest. Ma olen kuulnud, et siin majas peod olid koos õppejõududega, et see oli nagu täiesti normaalne, eks? Oli. Siin olid vastlapeod, olid meil vägevad alati. Ma ei tea, kas sinu ajal ka olid või olnud? Ikka olid vist. Ma ei oska, ma ei mäleta, kas oli just vastlaga seotud. Mina mäletan vastlapidusid ja siis meil oli niimoodi, et tagumisest sealt aknast oli üks niisugune laudades niisugune liumägi. Ja sinna sai siis vett kallatud ja see oli korralikult jääs ja vana kuusika, kõik tulid kõhuli sealt üles, ei olnud mingit juttu, palusime küll, et tulge uksest, et mis sealt hakkad ronima. Aga tuli ja kukkus sinna põrandale veel maha, kui uksi üle akna ääre sai, nii et ei, jah, need olid alati platsis kõik, täis koosseis. Jah, et selle vana kuusikuga on niisugune lugu, et see on see meie lugupeetud nagu professor Edgar Kuusik, teda kutsuti nagu vanaks kuusikuks ja ta oli täitsa ikka niisugune omapärane härrasmees. Ta on vist 2 kursust, kui ta mingi juhendas, ma mäletan. Aga Kuusiku ja selle maja on niisugune suhe, et Edgar Kuusik on ka selle maja, ma ei oska nüüd öelda, kas ta on see algse maja autor või on ta juba, tal on ka omal ajal tehtud mingi rekk ilmselt või selle rekki autor. Aga tollel ajal sellest millegipärast ei räägitud ja me nagu ei küsinud ka, et kes selle maja autor on, arhitektis. Ja hiljem ma mõtlesin, et huvitav, et Kuusik nagu, et kui tema ise oma Savaikirikusse ütleb, et mina olen selle maja autor olnud, et siis oleks võinud ju teised tema niisugused kaasaegsed nagu mainida seda, aga seda ei mainitud, aga samas nüüd ma nagu aiman, milles võis asi olla, et Kuusik oli ju, nad olid kõik mingis nimekirjas, kõik need nii-öelda Eesti-aegsed kõvad arhitektid ja kuna Kuusikul olid üheks teljaks oli omaaegne Eesti kaitsevägi, tema on ka selle suure Gonsiori tänava kindralite maja autor, üks niisugune Tallinnas oliitsemaid maju, kus kaitsevägi oli teljaks, siis ilmselt seda ei peetud vajaliks üldse sellest rääkida, seda nagu teati, aga vaikiti ja nii ma ei teadnudki seda, alles hiljuti see on teada. Aga kui teie siin õppisite, siis te olite Õllepruulis, siis ei olnud ju Õllepruuli tänavat. See on alles nüüd 4 aastat tagasi uuesti Õllepruuliks. Ei, oli Õllepruuli. Oli, algus oli ka Õllepruuli. Aga üks ainukene maja, see maja oli, rohkem maju ei olnud. Number 6, praegu on number 5. Jah, see on kõik aeg mingi segane kant on see Õllepruuli tänav, jah, et kui me hakkasime tänavad otsima, ega me ei leidnud mingit tänavat. Siin oli ees neid aedu ega midagi siin ei olnud, see oli üks niisugune lage ala ja niisugune lihtne, natuke asfalt lõppes kuskil poole peal ära, see Õllepruuli tuli sealt vist üles siit. Ja siis siin maja ees oli juba niisugune klibu kõik, niisugune paekivi ja midagi. Selle maja sildiga on niisugune lugu, et ühe peo ajal Tiit Pääsuke kruvis selle maha siit. See Õllepruuli kuus peal. Sinine silt ja siis ma ei mäleta nüüd, aga umbes üks aastat 7-8 tagasi ta tõi selle meile sinna Vaksali tänavas kateedrisse, kuna nagu meie maja mälestus. Ja kas ta praegu seal on alles või ei ole või on ta kadunud, aga igatahes ta seisis meil aukohal kapi peal. Tolle ajal oli ta raudselt Õllepruuli 6. 6 jah oli. Praegu on siis, ma ei tea, mingi pärast 5. Aga Aulo, mis märk see su hinnas on? See on aastast kas 63 või 4 arhitektide märk siin majas. Ja. Selle autor oli Uudo Ivask, kes hiljem oli disainikateedri õppejõud, aga tegelikult arhitekt. Ja Uudo oli juba arhitekt, kellel olid niisugused tublid disaineri kalduvused ja tema armastas igast asju. See on väga kihvt, iseloomustav märk. Lõpmata aeg kadunud ja nüüd alles üks nädalat tagasi ma muuseas leidsin ta. Ja Aulo helistab mulle, et kuule, Ants, et kas
kas sa oma tsirkli ja ringi oled üles leidnud? Ma küsin, mis asja? No selle märgi mäletad. Ja ma mäletan, et mingil ajal ta veel oli täitsa olemas, aga praegu ma enam ei leidnud seda. Sa ei otsinud hästi? No, ma jõuan võib-olla. Et lõppkokkuvõttes ainult head mälestused Õllepruulist? Jah. Täielikult. Ja see oligi, mina lõpetasin 68, see oligi viimane aasta, peale seda me kolisime ära, arhitektid olid juba ammu läinud. Ja mina alustan siis oligi minuga, kui mina hakkasin õppima, tuligi see Õllepruulis. See eelmine kursus veel ei olnud Õllepruulis. Ma uurisin seda. Et mina olen viimane lõpetaja jah, siin majas. See on siis 8 aastat olnud jah. Siin koduks arhitektil ja sisearhitekt. Tore aeg. Jah. Loodan, et selle saatega saite natukene tuttavamaks Rahvusraamatukogu tagusest kandist, Tuvi tänavast ja Õllepruuli tänavast. Tegelikult on juba esimeses saates mõistlik ka esimene saate küsimus esitada. Ja selle vastuse saate, kui te tähelepanelikult kuulasite arhitekti ja sisearhitekti meenutusi Õllepruuli majast. Küsimus kõlab nii. Mis aastal kolisid Erki tudengid siia Õllepruuli majja ja mis aasta oli viimane nende jaoks siin? Vastused saatke ära tavapäraselt meilile majatajas@tallinnatv.eu ja seda üritage teha kuskil nädala jooksul, sellepärast et järgmine saade tuleb meil juba 2 nädala pärast ja siis on teemad, ma arvan, et hoopis teised. Ilusat nädalavahetust teile ja kohtume 2 nädala pärast.